Sa pead olema tugev. See on üks lugu, mille ma olin enda omaks teinud, ma ei tea millal ja sellel ei olegi tähtsust, aga see tugev olemine, no ütleme niimoodi, et praktiliselt terve elu ma elasin siis selle uskumuse pealt, et ma pean olema tugev, kus siis ma jõuliselt tahtsin erinevatest teemadest, olukordadest läbi minna ja ma läksingi ja ühel hetkel lihtsalt oli kehas tunne, et enam ei jaksa. Et proovisid midagi nagu ära teha või justkui millestki läbi suruda, aga keha lihtsalt vajus nagu nõrgana alt ja see tunne, et kõik lained löövad üle pea kokku ja sa ei taha enam, lihtsalt sul on nagu kõigest nagu niimoodi, et lihtsalt lukustakse ära ja siis lukustakse ära ennast kuskile ja tavaliselt inimesed võivad siis tunda ka enda sees selliseid madalaid vibratsioone ehk siis mingisugused emotsioonid, mis väljenduvad tänapäevase diagnoosiga, näiteks depressioon või mis iganes, mis 100% ei ole, nagu ei kehti kõikide puhul, aga ma lihtsalt toon sulle näiteid, et sa saaksid aru, et milline sarnasus seal võib olla sul. Võib-olla ei ole sul, aga ilmselt kui ma seda videot teen, siis keegi kuuleb seda, kellel on vaja seda kuulda või keegi, kes tahab seda kuulda ja otsib vastuseid. Ehk siis lihtsalt hakka mängima selle looga või selle lausega ma pean olema tugev või sa pead olema tugev. Et mina oma elus olen seda lauset väga palju kuulnud ja tihti just sellistes olukordades, kus on kas on mingid õnnetused juhtunud või keegi sureb ära või on lahkuminekud või sellised asjad. Ehk siis ikka keegi tuleb ja nagu lohutab ja ütleb, et ole siis tugev, on ju. Ja siis inimene salvestab endasse selle lause, et okei, et ma pean siis olema tugev selle asemel, et tunda lõpuni oma emotsioonid kehas ja saada läbi selle vabanemine, siis nemad hoopis tugev olemisega suruvad oma emotsioonid kokku ja siis panevad ennast veel rohkem lukku.